Tere tulemast Musta Kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 12 kuni 18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame siis, mis nendel kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin sauade 7-ga ja sauade 7 on nagu võitlus, heitlus. Teil on võib-olla olnud rohkem tööd, kui te olete arvestanud. Teil on võib-olla olnud vaidlused, näiteks töö juures või kodus millegi pärast, et te olete pidanud oma seisukohti kaitsma. Edasi tuleb siin müntide kuus. Müntide kuus räägib sellest, et teil on, kas keegi pakub teile abi, materiaalset abi, võib-olla annab head nõu. Aga kui ma siit edasi vaatan, siis see on sauade 4. No sauade 4 ja minu jaoks on pidu. See on pidu, see on koos viibimine, see on tore seltskond. Ja kui siit edasi vaadata, siis on karikate 8 ja karikate 8 tähendab millegi minna laskmist, mis teid enam ei teeni. Et võib-olla sellel peol te siis saate aru, et on miski, mis enam ei teeni teid. Et see ei ole selline kurbusega minna laskmine. See on nagu arusaamine, et see kõik oli nii kena, aga sellel ei ole minu elus enam kohta. Et see võib nüüd jääda ja see ei huvita mind enam. Nädala lõpupoole on meil siin keiser ja on karikate 7. No keiser on selline selge ütlemisega autoritaarne meesterahvas ja tema üritab teile selgeks teha, et see karikate 7 siin koos oma ahvatlevate valikutega, et selle peale tuleb mõelda ja tuleb selgelt vaadata. Ei ole mõtet kõike kohe haarata, mida silm näeb, et kõik ei ole kuld, mis hiirgab, seda ta teile öelda proovib. Siin viimane kaart selles nädalas on müntide kuningas ja müntide kuningal on raha küll. Müntide kuningas on rikas kuningas. Aga see keiser, ma arvan, et üritab ikkagi seda öelda, et ärge kulutage oma raha kõige särava peale, kui teil peaks olema siin selle nädala jooksul palgapäev või oli just, et ärge siis kulutage tühja-tähja peale, mida te mõtlete, et teil võiks vaja minna, kuigi tegelikult te seda ei vaja. Et mõelge oma ostud läbi ja vaadake, kas teil on seda vaja või teil ei ole vaja või te teete emotsiooni oste. Et jutt on siis teie väljaminekutest. Aga muidu tundub selline lõbus nädal. Olen selleks nädalaks võtnud teile ka ühe lisakaardi enda karma tervendamise kaardipakist ja vaatame, mis kaart siis teile selleks nädalaks tuli. Kohe ma selle siit ka võtame. Nii. Puhasta negatiivset energiat. Negatiivne energia hoiab sind kinni. Puhasta seda ja loo koht positiivsele energiavoolule enda elus. Noh, see ka väga hea, tulebki negatiivsest energiast lahti lasta ja puhastuda ja vahetada see positiivse vastu. Aga mina soovin teile sellist head ja ilusat nädalat, pidage siis pidu, ärge rahadega laristage ja võitlused on ka läbi saamas. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.